Juht 3.0 on tõeline liider. Ja tõeliseks liidriks ei ole usutavasti keegi sündinud. Kes sünnib kohe ja ta lapsest peale teab, et ta tahab juht olla ja siis ta kukubki tal hästi välja, sest ta loeb inimesi hästi, ta mõistab inimesi hästi, ta on andekas esineja, talle meeldib inimestega suhelda, nendele tagasisidet anda. Tõenäoliselt selliseid juhte on olemas, aga neid on väga-väga vähe. Pigem kolmanda põlvkonna juhiks kasvatakse. Võib-olla algas see teekond juba juht 1.0, kus sa said aru, et vau, selline juhtimisstiil ei toida mind emotsionaalselt, ei toida mu tiimi emotsionaalselt ja ma olen õnnetu, nemad on õnnetud. Ma ei taha. Võib-olla jõudis ta juhini 2.0, kus ta hakkas proovima, katsetama, see dünaamika jõudis tema versus juba meeskonnani, juba arutati, kaasati. Aga ühel hetkel ta saab aru, et kui me tahame päriselt nende inimeste sisemise potentsiaali ja maksimumi kasutusele võtta, siis ma pean nende inimesteni jõudma. Mis tähendab seda, et ma pean minema sellelt meeskonna tasandilt indiviidi tasandile. Aga siin võivad takistuseks saada juhi enda sisemaailmas toimuvad protsessid, hirmud, kõhklused, kahtlused. Sest mäletatavasti teise põlvkonna juhi üheks suureks probleemiks on tegelikult, ta ei julge olla haavatav. Ta teab, et tal on probleeme, ta võib-olla ei taha endalegi neid tunnistada, aga kindlasti ei taha ta neid tunnistada oma meeskonnale. Aga kolmanda põlvkonna juht on aus, läbipaistev, haavatav. Ta saab aru, et selleks, et see koostöö päriselt hästi toimiks, peavad mõlemad osapooled olema rahul ja nendest peab olema tunne, ma tahan pingutada. Ja selleks, et need inimesed tahaksid pingutada minu kui juhi nimel, selle ettevõtte nimel, nad peavad tundma, et neid väärtustatakse, nad on siia oodatud ja nad saavad siit midagi, mis on nende jaoks oluline. Loomulikult saavad nad palka, aga palka saab ka teises põlvkonnas oleva juhtimise all töötav inimene. Ja palka saab ka esimese põlvkonna juhi all töötav inimene. Aga töötajad üldjuhul ei ole niikuinii oma palgaga rahul. Ja neid töötajaid on vähe, kes tunnevad, vau, mulle makstakse nii palju, et selle palga eest ma olen nõus ikka valmis kõike tegema. Üldjuhul ikkagi palgatase on selline, kus inimesed tunnevad, et okei, ma nagu tunnen, et see on õiglane palk, sest et sellise töö eest makstaksegi turul sellist palka. Aga nüüd selle tegeliku motivatsiooni ikkagi tekitab see, mis toimub selles meeskonnas. Kuidas moodi juht oma meeskonnaga suhtleb, kui palju ta tunneb nende inimeste vastu päriselt huvi, kes sa oled, miks sa siia tööle tulid, mis sulle siin meeldib, mis sind siin häirib, kuhu sa tahad oma elus välja jõuda, kuidas moodi siin töötamine võiks aidata sul sinna välja jõuda. Mida saan mina omalt poolt teha, mida saab organisatsioon omalt poolt teha, et sa jõuaksid sinna välja. Sellist laadi suhtlus on kolmanda põlvkonna juhi peamine tunnus. Ja tänu sellele, et need inimesed näevad, et juht ei hooli mitte ainult endast, oma edust, organisatsioonist, omanike edust, vaid ta päriselt ka inimesena hoolib nende töötajate edust ka. Mitte heaolust selles mõttes, et kõik peavad aru õnnelikud siin olema, aga nende heaolust. Siis tekitab see inimestes tunde, vau, ma tahan vastu anda. Kuna keskkond on turvaline, keskkond on arengule orienteeritud, siis need inimesed tulevad ja annavad oma maksimumi. Ja see on see, mismoodi ka kolmanda põlvkonna juht tulemusi võib märkimisväärselt kiiremini ja tõhusamalt saavutada võrreldes teise põlvkonna või rääkimata esimese põlvkonna juhiga, kelle meeskond tüüpiliselt teeb ära ainult hädavajaliku. Järgmine küsimus on muidugi, kas sina oled valmis kolmanda põlvkonna juhtimise poole liikuma? Kus sa tundsid ära täna ennast? Kus sa tundsid ära teie tänase organisatsiooni juhtimiskultuuri? Tüüpiliselt on igas organisatsioonis olemas nii esimese põlvkonna juhte, teise põlvkonna juhte, kolmanda põlvkonna juhte. Küsimus on, kas tegevjuht ise tegelikult soovib nendest põlvkondadest läbi liikuda sinna kolmanda suunas. Kui palju on valmis sellesse investeerima, palju on valmis ise endaga tegelema selleks, et ta ise liiguks sinna kolmanda põlvkonna juhtimise suunas.